jah. Kaamera ja mikrofoniga. Tere, see töötab juba. Tervist! Tere Jaak! Filmime vastastikku. Jah, tervist! Tervist! Mina Roald. No kes teid ei tunne siis? Jah, et kuule, pisikene jama on jama, juba on mingisugused paberid sul väljas. Ja. Mis need on? No. Need on siin, see on see, mis nõutakse. No räägime siis. Jah. Võtan positsioonid sisse, eks ole. Ja võtan positsioonid, jah. Okei, no väga hea. Istusime siia väga kena. Hiiumaa Eiffeli torni autori juurest sai ära. Istu sinna, ma istun siia. Mis ta nimi oli, Allipsoo? Ei, ma ei mäleta ta nime, aga istume siia siis. Kuule, aga selge, no aga siis istume maha. Ajame juttu. Jah. Küll vägev. Tool. Sa enam-vähem oled ju kursis, eks ole, mis ümberkaudselt siin natukene räägivad või? Tähendab, võtan asja carte blanche'ina. Alustage teie ja siis. Okei. Kas siin on meeskond või on siin ka oponente? Ei ole oponente. Ainult teleinimene. Tänapäeval on kombeks päikseprillid. Ei võtnud kaotleda. No nii. Aga mõtleme jah seda positsiooni. Päike paistab liiga peale või? Peremees istub ise selles. Tegelikult ma tahaks ikkagi olla selline hästi tagasihoidlik. Muidugi. Siis istub siin, et... See on plaani mõttes ka parem, kui ta seal. No seda küll, aga see näitab nagu ma oleksin ülbe, et ma ei taha ülbena näita, ma tahan olla väga... Aga tuleks lihtsalt selle tooli natuke põhjusest lahti. No minu peast me peame püsti ka võtta. Öelge teie, et kas teil kaamerad juba töötavad või? Et see, kas see meeskond käis koos Mihkliga kunagi siin või? Jaa, käisime. Urmas on käinud siin. Mina käisin siin. Just täpselt tulebki meelde. Just. Sellise osakut. Jah, see asi, kas te olete pärast ka kokku puutunud selle? Ei vist. Minul see asi seisab, et ma olen Soome saatkonna poole pöördunud, et Soome postijale see ära kinkida. Ja Sofia Oksaneni administraatoriga olen ka kokku puutunud, aga see kõik selleks. Torgake see juhe, särge läbi mikrofon. Šetk. Tahad niimoodi või? No, ja panete taha, ma pane ise kinni. Ma panen kinni, jah. Pane. Päel siia taskusse. Halb koht on või? Ere väike? Ei. Siin on paha rääkida, kui selle peab päris nautku laialt. Te tulite nissi selle küsimuse pärast või tulite mingi muu asja pärast ka? Tuleme veel siit proovist välja. Kuidas? Sa ükskord peal minu asi küsida üldse. Okei, ma ei pea nii uudishimulik olema. Lähme siia veel. See on avarust rohkem. Kas olla? Päike võistab siin. Sa siia nende peale või? Ei, ma panen Roaldi siia. Teie saate selle. Istuge teie palun selle tulla. Mina? Jah. Siin. Nüüd. Jah. Aga seal olid, kodulehel olid teised nimed pandud nüüd, et kas oli Piret Järvis või? Piret Järvis on ka, jah. Ongi. Roald Johanson, Piret Järvis, Rasmus Kaage ja Mihkel Karmas. Aga seal oli, kuskil oli Roaldi asemel üks meesterahva nimi oli. Kadi Jaanis oli ka. Ei, aga nüüd oli. Võibolla, okei, ma ei mäleta. Istu siis Roald, jah. Muidu sa seda oled näinud juba? Mis asi see on, räägime? Oleme sina peal või? Ma ei tea, kas võib-olla ei ole hea. Ei ole hea toon. Ma rääkisin teie vormis. Siis jätkame niimoodi ja siis ma ütlen ise ka teie. Aga ikkagi alustage siis palun teie. Erka paneb peeglid ka. Vabla hääletu peale, nagu teatris kombeks. No Jaak, ümberkaudset mehe... pane telefoni. Hääletu peale, jah.
No Jaak, ümberkaudsed põllumehed on teie peale üsna pahased siin, et nad väidavad, et te teesklete mahepõllumajandust. Rääkige edasi. No mis ma räägin, te põhimõtteliselt saate riigilt toetust mahepõllumehena, ent tegelikult ei tooda ega külvade oma põldudele mitte midagi. No see jutt läheb väga pikaks läheks sel juhul, et me peame lähtuma Euroopa Liidu ühtsest põllumajanduspoliitikast, et nüüd selle mingigi tõeni välja jõuda, et kuna me teame seda, et see oli ju siis peale teist ilmasõda, kui loodi Euroopa Liidu subsideeritud põllumajandus. See oli siis, mis programmi raames see oli nüüd, kui seal Ameerika see abi tuli. Olgu mis tahes, ei tule ju selles ärevuses nimi meelde. Aga see asi viis ju nii kaugele, et lõpuks hakkas olema ületootmine ka Euroopa Liidu sees. Ja siis kuidagi pidi seda asja pärssima. Jaak, ma olen... Me ei taha mingit pläma kuulata, selles mõttes, et... Kui te nimetate seda plämaks, siis meil polegi midagi rääkida. Jaak, te saate priialt ehk et riigilt toetus, eks ole, mahepõllumehena, ent tegelikult teie põldudel ei toimi ju mitte midagi. Toimib küll. Mis seal toimub? Kuulake nüüd palun. Euroopa Liidu ühtne põllumajanduspoliitika on täna see, et tootmised ja toetused on lahus. Vastavalt see tähendab sisuliselt seda, et toetust ei saada mitte tootmise selle kapatsiteedi pealt, vaid seal on palju asju mängus, eks ole. Me teame seda, et see on prints Charlesi lobipoliitika tulemus, mis hoiab põllumaid reservis. See niinimetatud palju siin kirutud ja vihatud hooldusniide, mis hoiab põllumajandust maid reservis, see tuleneb ka paljust Suurbritannia poolsest survest. Ja lihtsalt meie oma väikse pinna pealt vaatame, et naabrimees teeb seda ja naabrimees teeb teist, aga ometi need samad, keda teie väidate, et naaberpõllumehed ka nemad tegelevad hooldusniitega. Nüüd, kui me räägime põllu sellest hooldusniide käib rohumaade kohta, kui me nüüd räägime sellest põllumullast, mitte rohumaadest, mitte looduslikest ega poollooduslikest rohumaadest ega Natura 2000 maadest, vaid me räägime põllumaadest, siis see on vastavalt rahakotile, kas keegi toodab midagi juurde või ta siis toodab mullahuumust. Mina toodan mullahuumust, viljakust. Te siis tahate öelda, et lihtsalt, et see auklik seadusandlus võimaldab sellist skeemi viljeleda? See ei ole auklik seadusandlus ja mina seda üksinda ei viljele, vaid seda lihtsalt tuleb asju teada rohkem. Mitte ainult asjad ei näi, vaid asjad ka on niimoodi. See ei ole minu välja mõeldud, vaid lihtsalt see on antud võimalus põllumeestele kasvatada siis seda mullaviljakust ja huumust. Niimoodi tulebki seda käsitleda. Te olete mahepõllumees, Jaak? Mul on maeda üleminekumaid ja on üleminekut läbinud maid põllumaad. Ja. Millised need mahepõllumaad teil on? Seal käis see aasta, mahepõllumeestel on range kontroll. On põllumajandusamet, seal on mahebüroost, igal juhul käib ekspert ja vaatab need asjad üle. Samuti käib PRIA-st, Põllumajandusregistrite Informatsiooniametist. Siis on niimoodi, et seal on omad tootmistingimused, mis tuleb täita. Kui midagi ei vasta tingimustele, siis vastavalt sellele läheb sellest toetusest mingi protsent vähemaks. Minu umbrohtumuse pärast väheneb see protsent. Ma ei tea, kui palju see otsus on veel tulemata, aga vähemalt veerandi võrra, 25%. Seepärast, et tööd on tehtud. On külvatud vahekultuuriks, nii tali kui suvirapsi, ja see on huumuseks sisse küntud. Nüüd on see kuupäevade mäng, eks ole. Mina küntsin nad sisse enne 15. juunit, kui on viimane külvi tähtaeg. Aga talivilja saab külvad sisse augustis-septembris järgmiseks aastaks. Et kuidas seda nüüd käsitleda?
Ja nüüd on nii, et kuidas käsitleda seda kevadist põllukultuuride sissekündmist, kas seda käsitleda sügiskünnina või siis millena. Ja põlluraamatus on see täpselt kõik kirjas, seal on fikseeritud. See ei ole mitte mustaks kesaks tegemine, vaid see on sisuliselt sügiskünd. Nüüd, kui sügiskünd, eks ole, sooja sügise tõttu tekib seal umbrohtumus, siis kuidas me seda siis käsitleme ja hindame? See ongi see asi. Et ja noh, ma võiks hästi pikalt sellest rääkida, et ma võiks pidada loenguid, et ise olen käinud väga palju loengutel Maaülikoolis, mulla professori nimi jälle ei tule meelde, kes on rääkinud sellest teemast. Sest võiks väga pikalt rääkida, et see ei ole meelelahutuslik teema, see on pigem teadus. Mida te oma põllumaadele külvanud olete? Ma olen sinna külvanud valget mesikat, sellepärast, et see on liblikõieline haljasväetiskultuur, mis sobib ka mesilastele korjeks, ta on 2-aastane taim teatavasti. Ja ma olen külvanud sinna vahekultuuriks, sellepärast, et seal on oma külvikord. Olen külvanud suvi- ja talirapsi. No ja kartulikasvatuse ma lihtsalt lõpetasin ära, et ma olen kasvatanud ise, mina ei saa öelda, et mina, eks ole, meie oleme kasvatanud koos abitöölistega 2000 tonni kartulit 20 aasta jooksul. See on laias laastus maha müüdud olnud. See tähendab, et iga eestlane on saanud paar kilo kartulit. Okei, ma loobusin sellest, sellepärast, et seal on ületootmine. Kui me vaatame supermarketitesse, siis ei ole millestki puudus. Kõik on küll. Aga nüüd lähtudes Kalle Hamburgist, Eesti parimast seemnekartuli kasvatajast, inglistes kõik ERR-i intervjuud tavaliselt kartuli teema tulevad, lisaks Luule Tartalini tulevad ka temaga, siis on see, et tegelikult rentaablim ongi Eestis kasvatada kartulit. Tärklist me ei saa kasvatada, me käisin Jõgeva meestega, käisin Läti tärklise tehases, nemad otsivad mahetärklise niši. Kus see raps teil kasvab? Raps on sisse küntud, hetkel ta ei kasva. Ja ta ei peaks kasvama praegu? Ei pea. Miks? No, ma kündsin ta sisse, ma ei taha saaki saada, ma tahtsin, see on viljavahelduse reeglistiku täitmise nimel. Kuule, aga teate, et see põllumajandusministri määruse baasnõuetes on kirjas, et umbrohi ei tohi põldudel ju vohada? Jah, ja selle eest on omad karistused. No, aga sellega te lihtsalt väidetes, et sellega te olete arvestanud selle -15%-ga. Kas on see 15, on see 20 või 25, loomulikult ma olen sellega arvestanud. Teile tundub, et see on see hea tava või? No, kas või naaber põllumeeste suhtes, et kui teil umbrohi vohab ja kõrval on, ütleme, korralikult küntud põllu? Vaadake, naaber põllumeestele see kuidagi ei mõju. See, et teil umbrohi vohab? Ei, see mõjuks ainult siis, kui mul oleks ainult ohakas või mul oleks lenduvad umbrohud peale ohaka nagu ei teagi. No või lille ei saa väga umbrohuks pidada, sellepärast, et tema lendub, eks ole. Nüüd, et põldude peal on väga palju puju, sellel on oma ajalooline põhjus. Sellepärast, et kust me tuleme? Me tuleme keemiat, pestitsiide kasutavast agrotehnikast. Kui see põld, mis sa tahad ülemineku teha mahedaks, loobud täiesti keemiast, siis mulla sees on kihiti umbrohuseemne pank, nimetatakse seda. Kui sa künnad nüüd ühe kihi välja, siis see hakkab kasvama. Ja kui järgmisel aastal, sa ei saa tast üldse lahti. Kui me räägime nüüd, läheme väga konkreetseks, siis need 2 põldu, millest mulle tehti nagu probleem, et mina olen selle sinna tekitanud, siis need põllud olid enne nii-öelda praeguses mõistes tavaviljelus ehk pestitsiididel põhineva agrotehnikaga kasutuses. Seal oli see umbrohuseeme ja on jätkuvalt seal mullas ja huumus künnikihis on see kogu aeg seal olemas. Nüüd, kui see sealt välja tuleb, siis see on seal mullas olemas, mitte ta ei ole kõrvalt põldude pealt tulnud. Mina esitasin nii Põllumajandusametile kui ka Põllumajandusregistri informatsiooniametile palve, et nad tuleksid ja teeksid eksperthinnangu, kuidas on tekkinud nende 2 põllu peale, kui me nendest räägime, see umbrohi, eelkõige puju. Mina sain vastuse, et naabrite vahelise tüliga nende ametkond ei tegele. Millised need mahepõllumajanduse põhimõtted on? Oi, andke andeks, siis te peate, see ei ole 1-2 lausega räägitav, aga eelkõige pestitsiidide vaba. Kusjuures on teatud insektitsiide, mis on looduslikud, mis on putukatõrjed.
need on siis võimalik kasutada ka pritsimise teel ka mahedas. Mahedas on olemas ka omad mahedad mineraalväetised, eelkõige magneesium ja kaalium. Fosforit on ka. Lämmastik tuleb mahedasse siiski liblik-õieliste haljasväetist taimede abil. Nii, mida ei ole mahedas, minu teada ei ole herbitsiidi. See ongi see umbrohutõrje, selleks on olemas leegitamisvõimalus, propaaniga Saksamaal või leegitatakse künnipõhise viljelemisega teraviljasi, vaopõhise. Teravili külvatakse vagude peale, seal saab teha vahelt tarimist ja seal on ka leegitamisaparaadid. Leegitamisaparaate Eestis ei ole minu teada rohkem kui, kas on traktori järgi rohkem kui paar tükki. Margo Mansberg on väga hea maheda konsulent, kellega ma olen ikkagi konsulteerinud vahel ja võib-olla temal on, eks ole, mis on traktori järgi. Valdavalt need on sellised potipõllumajanduslikud käsikäru peal propaani põletid. Ja loomulikult on öko ehk orasäke, mille ostmine ongi järgmine investeerimisplaan minul. Lisaks elektrilisele heinaseemne külvikule, mis käib traktoril ette. Minul, see on nüüd järgmine see tehnika investeerimisplaan. Aga mahedast ma võiks pikalt rääkida teile, et see ongi põhiline. Te vist valdate seda teemat päris hästi. No kui ma olen 20 aastat sellest elanud, andke andeks, Te olete üks korralik ja viisakas mahepõllumees. Ei ole korralik ja viisakas, et kui te seda irooniliselt ütlesite, siis okei, see on teie asi. Ma mõtlen see, et ega te neid mahepõllumajanduse nõudeid ju rikkunud ei ole, et te ei ole väetisi kasutanud ega pestitsiide kasutanud. Ja loomulikult mitte ma ei ole neid kasutanud. See tähendab, et sellest mu küsimus tulenebki, et te olete korralik mahepõllumees. No tähendab see, et on umbrohtumus, ega see mulle ei meeldi. Aga see tuleneb täpselt sellest, et kust keegi pihta on hakanud. Kui sa hakkad nullist pihta ja ei võta panga riski, kapitali riske, mida ma ei võta, siis võtab see lihtsalt natuke aega. Eesti puhul on kuidagi kummaline, et kõik ei ole saanud kasutada a la Aavo Mölderilikke, ütleme siis, stardipositsioone, kus teatavasti Tartu Agro, eks ole, see on päeva teema, minister Seeder võttis asja ülesse, kus 3000 hektarit, 3 krooni hektar, 9000 krooni maksti, eks ole, tehti pika 25-aastane rendileping, sisuliselt Eesti rahas 10 000 krooni ehk umbes 600 eurot. Andke andeks, mina olen need maad omal mitte erastanud, vaid ma olen välja ostnud, nad inimeste käest ostnud, mitte kollaste kaartide eest. Ja nüüd ma olen selles arengujärgus niimoodi, kus maid on mul piisavalt. Mul on 219 hektarit on neid mahedaid maid. Kuidas? Kas siin Madila külas ainult? Ei ole ainult Madila külas. On ka renditud. Ma maksan üle 10 000 eurot, ma saan aastas meie oma riigile renti. Riigilt tagasi saate toetuste näol? No need asjad saate kõik välja arvutada. Need on avalikud andmed, eks ole, ja arvutage välja. Kui palju tähendab oktoobri või novembri, kui see ministri allkirjaga tuleb see määrus, mis määrab ÜPT ehk ühtse pindalatoetuse ühiku määra. See korrutage 219-ga ja siis sellele lisage see keskkonnatoetus, mis on siis, kas on 120 eurot on. Eelmine aasta oli 100 pluss 120, arvutage see välja. 220 korrutage siis 220-ga ja mis ta siis täpselt tuleb, mul ei ole peas. Üle 50 000 euro kuskil. Ei tule nii palju, 220 korda 220. Mul on 22 ruudus. Peaaegu 50 000 euro. Olgem täpsed. Ärme teeme, ma samavasti ma võiks öelda peaaegu 10 000 eurot, eks ole. Sellel Nokial või Microsoftil, kuidas iganes seda nimetame, on kalkulaator. 22 korda 22 võrdub. Jah, ongi nii, 484. Sellest võtke kulud maha ja selle on võimalik siis investeerida järgmiseks aastaks kuskil vähemalt 15 000 eurot uue tehnika soetamiseks, sest investeeringutoetust ei ole mina saanud mitte ühtegi senti. See ligi 50 000 eurot siis, mis te nagu priialt selle mahepõllumajanduse eest toetuseks saate, et ma saan aru, et selle eest teil on trahvi ka tehtud, et kuskil 15% maa võetud.
ma olen kaotanud laias laastus, on võetud, ma ei ole kunagi saanud täit summat kätte, 50% mahedast on maha võetud, eelmine aasta nõuete teatud rikkumiste eest arvestati maha 10 000 eurot, samamoodi ülemöödunud aastal ja varem ka, et kuskil 500 000 Eesti krooni umbes on võetud maha, et ei vasta tingimustele. Aga see hakkab lihtsalt sellest pihta, et stardipositsioon on selline, et mul ei ole piisavalt tehnikat. Et nüüd on see 140 hobujõuline Valtra, millega ma saan seda tööd teha. Ta on ikkagi kulunud, ma olen 3. omanik sellele. Ta oli Viru Agro käes, nüüd ta oli Mooste mahemeeste käest ja Tottori kaudu ma selle ostsin. Selle ekspluatatsioon ja remont vajab samuti palju tööd, et noh, ütleme 10 000 liitrit diiselkütet kogu selle aasta ma olen ära kulutanud, et praegu mul on jah natukene jõudehetk, aga kuskil aprilli keskpaigast, nii kui põllud lumest vabanesid, kuni 1. augustini ma olin kogu aeg 10-15 tunnilised tööpäevad. Oma põldudel? Oma põldudel, jah. Kuidas on siis võimalik, et siiamaani kuskil minu rinnanibudeni on mingisugused ohakapõldud? No aga palun, et hetkel ongi rahaline olukord täpselt selline, et... No mõtled, et augustikuuni olite põllul? 1. augustini, jah. Oli ka pluss hooldusniited. Juulikuu jooksul. Kuu ajaga on siis ohakapõld ja umbrohupõld nagu nabani kasvanud? Ei. Põldude peal, ma ütlesin nüüd, ja küll ütleme siis 1. juulini, sest et juulikuust on võimalik teha hooldusniiteid. Ei 30. juunil ega 1. augustil, täpselt kellaajaliselt juulikuuses võib teha hooldusniiteid. Need on nüüd rohumaade peal, sest et lisaks nendele, jah, põldudele on mul ka rohumaid teha. Aga see, et see umbrohi on sisse läinud, on üles tõusnud, see on mõneti paratamatus. Sest et seal see seeme on ja võidelda selle seemnega, kui ma saaki ei kasvata, siis nii ta on. See ongi, et ilu versus tõde. Et keemiline ilu versus esteetiliselt mitte nauditav tõde. Et see mürgivaba keskkond on mõneti mitte nii kaunis. Kui me vaatame neid puhtaid rapsipõldusid, siis me peame teadma ja endale teadvustama, et nende taga on ka saliinist. Öelge veel palun seda esteetiline, mis te just äsja ütlesite, see ei jäänud enne peale. See on niisugune debati koht, et see on eelkõige teadvustamise koht, et me peame teadvustama endale seda, et need mesilased, mis saavad puhta rapsi peal hukka, on mürgi tagajärg. Ja see ilus teraviljapõld, see on glüfosaadiga üle käidud, siis ta on kena vaadata. Aga kui seal on, see on umbes nagu, et ilusam ja puhtam on see õun, kus on see uss sees. Mitte see, mis on keemiliselt töödeldud ja on kaunis vaadata. Jaak, teate, mis ümbruskaudsed teie kohta ütlevad, et te olete üks selline süüdimatu vend, kes ei järgi üldse põllumajanduse head tava ja teda lihtsalt ei koti, mida need naabrid temast arvavad. Ei, minul on ainult üks naaber, kellega on probleeme, kes, kui te peate silmas Raivo Õismaad, kellel õnnetukesel ei ole lihtsalt maid kasutada. Küll ta tahab neid maid kuskilt, aga paratamatult ta ei saa neid, kui mina olen oma elu pühendanud sellele talu elule. Ma olen 46 aastat siin elanud, eks ole, Raivo Õismaa on elanud siin külas 13 aastat. Siis me olemegi erinevate positsioonide puhul juures ühe sõnaga, et temale kahjuks ei jätku seda Eestimaad, et väita, et Eestimaa on üles kündmata, see on tegelikult tükane meedia mõll, et tegelikult Eestimaal on iga ruutmeeter on arvel. Te siis arvate, et see on lihtsalt naabrite, ütleme selline pahatahtlik jutt, et nad lihtsalt ihuvad hammast teie maadele või? Mitte naabrite, vaid naabri. Ainult üks mees on see, kes on niimoodi. Mitte ühtegi teist ei ole. No me oleme siin ümbruskaudsete elanikega rääkinud, mitte ainult konkreetse naabri Raivoga, vaid ka teiste meestega, eks ole. Ma sellepärast nimetan neid naabriteks. No nimetage üks nendest. Väikese külaga, eks ole, siis kõik need nimetavad teid. No kes see kõik on, öelge palun. Muidu me oleme väga rappa oma debatiga. Selles mõttes, et mis ma teile ütlen, Jaanus, Aimur, eks ole, Uno ja Meelik ja kõik teised, eks ole. Meelik on kurb sellepärast, et ma aitäh eest talle enam ei andnud maid kasutada.
Rannakivi Meeliku käes oli aastaid oli minu maa kasutada ja noh, ma eeldasin seda, kuna tema on saanud palju investeeringutoetusi ja mina kasvatasin kartulit, et ta oma kivikaruga aitaks mul kivid ära koristada. Tema nimetas seda orjanduseks. Mina maksin talle keskkonnatasud tagasi. Maksin talle need teravilatoetused tagasi kunagi, kuna see tuli minu kirja ja mina maksin talle, siis oli niuke aeg. Nüüd, et Jaanusega on muidugi hoopis teised asjad jälle rääkida, sellepärast, et noh, tema kaebas mind kohtusse, kuna ta, noh, ma soovisin, et ta maksab selle eest maarendi, ta mulle maarenti ei maksnud selle minu maa eest, vaid ma soovisin, et ta maksaks maaparanduse ühingu osaku, selle tasu maksaks selle eest nagu ära. Tema otsustas mind kohtusse kaevata ja ma maksin oma viivised ja niimoodi. Et selles mõttes on jah vastuolud, midagi parata ei ole siin, noh, nagu ütles Juhan Smuul, et see ei ole mees, kellel ei ole vaenlast. Et see on lihtsalt, ütleme, ümbruskaudsete selline isiklik vendetta teie vastu. Ma ei tea, nimetame seda kuidas tahes, eks ole, samas on siin ka põllumehi, kellega ma saan normaalselt läbi. Et kui te võtsite nüüd sassiunaga, mul ei ole küll mingisugust kana kitkuda. Aga härra Vakermann, möönate, et puht visuaalselt teie põllud on ju ikka näevad kordades inetumad välja kui siin teised ja hooldatud põllud. Muidugi nad ei ole ilusad, aga mahepõld, ma ei pea silmas rohumaad, ongi teistsugune. See ongi mahepõld, see umbrohus. No tähendab, nüüd seal on teine erand, eks ole, see on tõesti see äärmus, kus on vahekultuur sisse küntud. Aga te oleksite võinud tulla siia maikuuses. Siis oleks hoopis teine pilt olnud. Vastavalt põllumajandusministri määrusel ikkagi umbrohi ei tohi ju vahada. Jah. Ja selle eest on oma karistus ja seda ma kannangi. Ja ma saan aru, et see karistus ei ole nagu piisav, et te nagu parandaksite siin midagi. No aga... Võetakse sellest 50 000 15% maha, no mis seal ikka? Ei, aga see on lihtsalt arengufaas selline. Et järgmine aasta mul tuleb külvata valget mesikat vahekultuuriks uuesti ja tulge aasta pärast tagasi. Vaatame, mismoodi valge mesikas siis õitseb ilus 2-meetrine taim. Teate, ma olen selline linnapoiss ja ega ma seda põllumajandust väga peensust ei tunne, aga milline see toodang on, mida te oma põldudelt saate? Praegu ma ei toodagi midagi muud peale mulla huumuse, ma ju seda rõhutasin. Ma saan aru, et siia ongi see koer maetud, et tegelikult määrustik ei nõuagi mitte mingisugust toodangut mahepõllumajandust. Mitte määrustik, vaid kogu Euroopa Liidu ühtse põllumajanduspoliitika põhimõtted ja filosoofia. Vaat see tuleks meedial nagu rahvale tutvustada, seal on tootmine ja toetused lahti seotud ja seda on tehtud täiesti teadlikult, et vältida üle tootmist. Kas me oleksime õnnelikud, kui me toodaksime siin läbi keemia ja millegi niivõrd palju, et tuleks näiteks 100 miljonit hiinlast juurde? Ma ei tea, mina ei oleks sellest õnnelikum. Ma saan aru, et kui mahepõllumehel oleks toodang reeglitega sätestatud, siis teil oleks, pehmelt öeldes ikkagi vesi ahjus, jah? Nüüd ma ei saanud aru. Kui teilt nõutakse toodangut seaduse järgi, siis tuleks vastavalt sellele, tuleks siis ka tegutseda. Oma asjad ümber sättida. Praegu keegi toodangut teilt ei nõua ja sellepärast te lille ei... Mitte minult ainult. See on kohustus kasvatada vahepeal vahekultuure, kasvatada põllu peal vahepeal liblikõielisi. Kui ta läheb... See on umbrohtu siis? Ei, ma räägin liblikõielisi. Et liblikõielisi... See on väga suhteline mõiste, liblikõieline ristik ja valge mesikas, kui teie nimetate seda umbrohuks, see on teie vabadus niimoodi asjasse suhtuda. Mina näen seal mingisugust põldsinepit ja ma ei tea, mis asju veel, eks ole, et see on ju puhas umbrohi. Ei no, me nüüd läksime hetkel sellest teemast kõrvale. Et ma rääkisin mahepõllumajandusnõuetest, kus peab olema iga 5 aasta, 1 aasta 5 aasta jooksul ehk 20% peab olema igal põllul siis liblikõieline. On teine keskkonnameede, mitte meede, vaid ütleme siis reeglistik on nii nimetatud keskkonnasõbralik tootmine. Varem on see nimetus ka majandamine, kus peab olema kogu aeg 15% liblikõielisi maad. Mahetööl peab olema 5% rohkem sisuliselt.
Kuulge, kuidas sellega on, et ma saan aru, et osa oma põllumaadest olete te ka kirjutanud oma põhikooli ealise poja ja ka oma elukaaslase nimele või? Mis see praegu siia puutub, tähendab, kui te nüüd võib-olla ütleme, et see ei puutu ju praegu hetkel asjasse. No ma saan aru, et niimoodi on natuke rohkem toetusi võimalik saada, eks ole, ja nii-öelda riske maandada. Et kui teilt võetakse nii-öelda protsent maha, eks ole, siis need teised ju jäävad. Et ma saan aru, et inspektorid Põllumajandusametis teevad ju oma kontrolle ikkagi niimoodi pisteliselt. Et kui teie juurde tullakse, siis... See on selle tõttu eelkõige, et ühel tootjal saavad olla toetusõiguslikud kõik maad. Aga kuna nende esimesed põllud ma ostsin siia Orule aasta viis oli 1996, 17 aastat tagasi. Nende põldudega, iga selle põlluga, ütleme siis Kanada eestlased siin, kes elavad Jõhvis, nende maadega tuli ühtlasi selle kinnistu ostmisega tuli kaasa ka rohumaid. Ja rohumaade puhul on jälle süveneme sellesse toetuste reeglistikku, rohumaade puhul on karjatamistoetus. Põllumaade puhul on see asi natuke teistmoodi. Kui ma sooviksin sealt saada täiendavat mahedat toetust, siis mul peaksid olema mul loomühikutega kaetud kariloomad, mida mul ei ole. Ja seetõttu neid maid ei ole mul mõistlik enda nimekirja panna. Minu abikaasa on samuti nagu minagi füüsilisest isikust ettevõtja ja need on siis temal. Teate, ma nimesid ei nimeta, aga põhimõtteliselt siin jällegi need nii-öelda ümberkaudsed, eks ole, on nimetanud teid põhimõtteliselt naljanumbriks ja see, mida te teete, on ikkagi nagu maa narrimine ja te naerate lihtsalt põhimõtteliselt riigile näkku. Ei, ma ei naera näkku ja sellised psühhorünnakutega ma olen harjunud, et ma olin juba 25-aastaselt päris hall just sellest, et põhimõtteliselt jätab külmaks suhteliselt psühhorünnakud. Nii et vastavalt praegusele reeglistikule me ei saa ikkagi öelda, et te justkui nagu teesklete tootmist, sest keegi seda tootmist ei nõuagi. Mina toodan mullaviljakust sellepärast, et seesama umbrohi, selle ma künnan sisse, ta kõduneb mullaks ja see huumuse kiht muudkui tüseneb. See ongi see, mis tegelikult on maheviljeluse sisu. Et see on biodünaamiline, see on mullaviljakusel põhineb. Hästi lihtne on seda mahedat teha rohumaade peal ja kariloomadega. Määratult keerukam on seda teha nii-öelda põllukultuure kasvatades. Et loomulikult on mul plaan, mul on kartulihoidlad, üks on 700 ruutmeetrit, teine on 400 ruutmeetrit, seal võiks reivi korraldada sellest 700, sest ta on 6 meetrit kõrge. See on nimimahtuvusega vist oli kas 2 või 3000 tonni. Et ma tahaks jätkata seda kartulikasvatust, aga see nõuab investeeringuid. Nii, kivikoristusmasin 40 000 eurot. Seesama leegitaja, millest ma rääkisin, umbes sama palju. Kui mul oleks siin praegu 150 000 eurot niimoodi kasutuses, siis palun väga, ma võiks järgmine kevad alustada uuesti tootmisega. See on täielikult teadlik riskide mitte liiga suur võtmine ja mitte tormamine, sest et ei ole normaalne, et minu vanaisa ostis Märjamaal Vaarisa ostis 1895 Aimre mõisa käest esimesed põllumaad. Need olid ääremaad, mida mõisnikud müüsid maad, nad ei olnud väga viljakad. Ma käin ka seal tegemas hooldusniidet. Nii, aga nüüd väita seda, et poole inimpõlve jooksul, mingi 15 aasta jooksul jõuab seesamane põllumees samale järjele, mis võeti ära kuskil aastal 40, eks ole, 50 aastat okupatsiooni vahel. See on tegelikult, minu jaoks ei ole see üldse loomulik. Sellepärast, et me teame väga hästi, et kui suure protsendi Eesti tööhõivest üldse katab põllumajandus ja kui suure sisemajandus kogu toodangu ta annab. Need on ju väiksed numbrid. Tähendab, härra Vakkermann, te siis väidate, et te toodate huumusrikast mulda? Praegu, siin ja praegu 2013, täna on 12. september,
siin praegu tõesti jah, meie ajame juttu, aga põldude peal kasvab vahekultuuriks, nimetame seda umbrohuks, ma ei tea, rapsi nimetatakse ka umbrohuks, kui ta jääb pärast kasvama sinna. Selle huumusrikka mulla nii-öelda tootmine siis on eesmärgiga, et hiljem kartulit kasvatada? Aga loomulikult. Kuidas seda, seletage mulle linnapoisile, et kuidas seda huumusrikast mulda nii-öelda hooldada või kuidas see käib, et kas seda peab kevadeti kuidagi kündma ka või? Sinna peab vastavalt viljavaheldusnõuetele, külvikorrale, mahedal on rotatsioon, seal on omad, on paika pandud külvirotatsioon ehk kultuuride järjestus. Seda tuleb vastavalt sellele siis ka käsitleda, nimetame seda hooldamiseks või siis selleks tööks ja siis tuleb teha omad külvid ja omad sissekündmised, nii nagu on ette nähtud. Kas ma saan õigesti aru, et te siis selleks, et seda huumusrikast mulda saades, te olete just nagu külvanud selle umbrohu sinna? Mina ei ole seda umbrohtu külvanud, ma rõhutan, et igas mullas on olemas see pank, see nagu meil kõigil on soodumus kantserogeenseks asjaks. Et meil on need rakud olemas, tarvis on ainult soodsat keskkonda, et see asi lööks välja. Samamoodi ongi, kui sa künnata välja ja tuleb sinna nii-öelda idanemiskihti, tuleb see umbrohu seeme või see, mis ta tahes, siis nii see saabki olema, jah. Et see näitab eelkõige seda, et seal ei ole kasutatud herbitsiide, mürke. See on selle asja sisu, kui sa viskad põllu peale sellisele põllule, kus on umbrohi nii-öelda. Mis te ütlete, et iga kevad olete te need põllud üles künnad? Mitte üksi kevadel, vaid ka sügisel. Kuni juuli-augusti? See läheb, see on väga suur üldistus niimoodi, iga põldu tuleb eraldi võtta ja vastavalt on omad külvieelsed tööd, on oma külvitööd, on oma sissekünnid. Me täna sõitsime teie põllumaadel ja ütleme niimoodi, et võrreldes ümbruskaudsete põllumeeste põldudega olid need teie põllumaad ikka, kuumaastik on võib-olla hästi öelda, et seal oli ikka niimoodi, et ma pidin ikka praktiliselt kiivriga džiibis sõitma, et seal nagu pead vastu lage ära ei löö. See ju viitab sellele, et seal ei ole nagu aastaid midagi tehtud. Ei, seal oli viimane töö oli künd juunikuuses. Sellepärast ongi. Aga künd ei saa ju jätta sinna ikka selliseid ma ei tea, meetriseid auke sinna põllu peale. Lähme vaatame ühte meetrist auka. Kus kohas see oli? Meetrine auk? Seal ikka on, ütleme, sellised konkreetsed lohud sees, et võrreldes teiste põldudega. Ma ei oska teil konkreetselt öelda. See on väga meelelaadne käsitlus. Aga kes on siin lähemad üldse, kes kasvatavad põllukultuure, minu teada peale Juhan Särgava ei ole. Kas ta käsitlete tema küll nende, ütleme, teraviljapõldude peal ka? Nüüd on need viljad koristatud, nüüd enam ei näe umbrohtumust. Kuidas teile tundub see praegune seadustik ja seda nii-öelda mahepõllumehena toetuste saamine, et see on nagu kergeks tehtud või? See, et me saame, ma näitaks teile ühte plakatit, millega ma käisin Euroopa Liidu maja ees, siis kui Jaan Sõrra ja ütleme, siin tegid seda toetuste suuremaks saamise meeleavaldust. Et me ei saa ennast absoluutselt käsitleda niisuguses turumajanduslikus situatsioonis, kui me saame määratult vähem, me saame kordades vähem seda põllumajandustoetust Euroopa Liidust. Me oleme kõik näinud YouTube'is seda kukeseene müüjat, kes Helsingi turul sai politseinite käest kumminõia. Aga tegelikult kogu see turusituatsioon on selline. Keegi ei lase meid kuskile, sest tegelikult on igal pool üle tootmine. Ja see, kui sa oled nüüd kõva mees ja ajad oma marketingiga kuskile mingit nišikaupa ja müüd seal, ma ei tea, seal 20 eurot kilo müüd seal suitsetatud lamba kintsu, mina olen oma hinges egalitarismi, mitte elitarismi pooldaja. Härra Vakkermann, te võite käsi südamel öelda, et te olete üks eeskujulik mahepõllumees ja need ümberkaudsete meeste jutud, need on lihtsalt ütleme, kadedate inimeste pläma. Ma ei pane ennast kiites mingit kätt südamele, aga ma teen seda kõike teadlikult ja mul on kurb sellepärast, et ma olen nii vaene ja ma ei ole saanud investeeringutoetusi.
ma hakkaksin võib-olla tootma, mitte võib-olla, vaid ma hakkaksin kindlasti tootma uuesti seda, mida ma olen 20 aastat teinud, ma olen kartulit kasvatanud, ma jätsin viimased 4 hektarit maha, Facebookis ma kuulutasin, paljud inimesed said sealt oma talvekartuli ja ma ostan ise poest selle kartuli, sest sellel ei ole mõtet niimoodi võtta üles kartul ja see käis niimoodi, et kui sa paned selle kartuli maha, ma olen üksinda pannud maha päevaga 4 hektarit ja 35 hektarit kõige rohkem. Ja see hooldamine ja pritsiga ülekäimine ja lehemedaniku tõrjepungitsiidiga, see on lõbus pool selle asja juures. Aga kui sa võtad 2 kuud järjest, ütleme 1. september või siis 15 august kuni seal 15. oktoober, võtad iga jumala päev, võtad käsitsi seda kartulit. Ajad ta rootoriga lahti, sealt ta läheb ämbrisse, sealt läheb vakka, vakk läheb kärusse, kärust ma kallan ta hoidlasse maha, siis ta seal on oma järel valmimine ja siis hakkab niimoodi, et siis tõstad ta käsitsi sorteeri peale, sealt paned ta käsitsi sorteeri pealt kotti, koti paned kaalu peale, kaalu pealt paned auto peale, auto pealt paned ta uuesti teise kaalu peale vajadusel, kui ei usaldata, siis valata sinna salve või siis ma varustasin väga palju haigeid, Keila haiglas selleks iga 2 nädala tagant 3 tonni kartuleid. Need turud on kõik ära võetud, sest et eelistatakse suurtootmist ja ütleme, Väino Vilderski ostis Laheotsa ja nendel on Männikul omad salatitehased ja see jutt läheb väga pikalt, et põhimõtteliselt ma olen sellest loobunud ja hetkel, rõhutagem, siin ja praegu ma toodan tõesti mullaviljakust, see ei ole midagi juhust, selleks on eksperdid, selleks on PRIA, selleks on Põllumajandusamet ja usaldagem ainult ekspertide hinnanguid, mitte kuulujutte ja mitte kadedaid. Teie kohta on öeldud, et te olete erakordselt lobeda jutuga mees, tänu kellele kõik naisinspektorid Põllumajandusametist lihtsalt sulavad. Tänan komplimendi eest. Naisinspektorid, kas see on nagu eraldi välja toodud? Ei, ma saan aru, et seal need inspektorid peamiselt, kes neid põldusid kontrollimas käivad, ongi naised. Sellega peaks siis pöörduma soovoliniku poole. Et vahetagu siis välja niimoodi, ma ei tea, kus kohast toome need. See on nüüd teine teema, et mis jaoks need mehed ei ehita. Ma olin Harju Kekkis 8 talve Müürsepp ja me tegime, et miks need mehed siin ei ehita, miks nad Soomes kodusid rajavad. Ma võin jääda rääkima. Kas te seda arvet olete näinud, jah? Mis see arve on? Mida Raivo Õismaa mulle saatis juulikuuses. No see on see ligi 7000 eurot midagi. 7309 eurot 44 senti. Mis ta seal täpselt, kuidas see nõue on? Lugege ise, ärge... Ei, võtke see kiri ja... Lugege ise, mis seal täpselt kirjas on, öelge mulle. Ega me ei teagi seda. Ei, te tahate, et see läheks edasi. Näidake see slaidina. Me näitame, aga lihtsalt kommenteerige, et mis te sellest arvate siis? Mis asi see on? Mis teie käest nõutakse? Mida naabrimees Raivo teie käest? Ma küsin niimoodi, mida naabrimees Raivo teie käest nõuab ja kui palju? Ma pean selle sõnastuse nüüd välja mõtlema, aga see niisama ei ole. No, seal paberi peal... Ta nõuab seda, kui ma ei oleks vastanud, ma pidasin juristidega konsultatsiooni. Kaasa arvatud nimesid ma ei nimeta ühe Eesti parima juristiga. Ja põhimõtteliselt, kui ma ei oleks sellele vastanud, siis ta oleks võinud mulle inkasso kaela saata. Ma füüsiliselt kardan teda, sellepärast, et selle sama koha peal, kus me siin seisame, mul on ülahuules liigliha. Mu isa, kes 6 aega hiljem kahjuks läks Toonela radadele, nägi seda, kui härra Õismaa mulle rusikaga näkku lõi. Sest et tema meelest ma võtsin piisavalt palju seda teeruumi ära, et me ei mahtunud üksteisest mööda. Ta sõitis mul ATV-ga järgi, ma tulin selle Nissaniga, mis sealt paistab. Ja see asi ma lihtsalt austades nüüd Mahatma Gandhi filosoofiat, ma lihtsalt vaikisin ja helistasin politseisse ja tema sai sealt oma teole määratluse. Nii et siin on lausa käsikähpluseks läinud teil naabriga? Mitte käsikähpluseks, vaid mina hoidsin oma käed paigal. Nimetame seda natuke teistmoodi. See on umbes samamoodi, nagu minul on solvav, kui mu käest küsitakse, et mis teil seal Madilas toimub, miks teie seal tülitsete. Mina ajan oma
rida ja tööd, nii palju, kui ma riske saan võtta, noh, mul on ka hüpoteeki maksta ja kui teine mees oma seda mitte laienemisvõimalust elab sedamoodi välja, siis võtkem seda nii. Võtan niisugused nagu detaile tema näha. Aga rääkige korra siin edasi, me võtame lihtsalt veel paar plaani Võtke. teist kaugemist. Mis seal siis on? 7300 ta nõuab selle eest, et umbrohi on... No siin on täpselt toodud välja, et siiski võta see asi suure plaanina ja ma palun, et seal on iga operatsioon eraldi, seal on 2 põllu peale, mis ei ole tema maad, seal on Venno Vanamöldri maa ja seal on Anton Niidase maa. Nende mõlema maa puhul oli rannakivi meeliku kasutuses need enne tava ehk nii-öelda agrokeemial põhineva selle agrotehnikaga ja paratamatult nendes muldades selle Anton Niidase maa peale ma lasin meelikul alla külvina punase ristiku külvata, mille ta võttis siis järgmine aasta, rääkis ära ja võttis oma kasutusse. Ja see siin põllu peal oli samuti rannakivi meeliku peal. Mitte kõik. Osa olid lihtsalt, oli söötis maa nii-öelda, rohumaa. Ja seal on see kiri ka. Ma trükkisin need meilid välja, võtke see endale ja siis no nii ta on. Pange korra käed alla, nii nagu te ennem rääkisite, et meil... Rahalt äkki küsid ja räägid veel lihtsalt midagi, et ei juhte ei ole Kandideerite nüüd kohalikel valimistel ka või? Reformierakonna nimekirjas. Ahaa, olete liige või lihtsalt? Ma ei ole kuskil enam liige, et sellest võiks ka pikalt rääkida, mismoodi ma Lukase allkirjaga 2006 aprillis läksin Isamaa liitu, juunis Endla teatri suurkogul liitusime Res Publicaga, siis Marek Strandberg hakkas enne 2007. aasta valimisi omale erakonda tegema, ma käisin teist korda Roheliste erakonna asutamiskongressil, esimene oli Vello Pohla ja Tiit Made oli selles Solarise asemel selles Kaarli katedraalis 90. alguses, nüüd oli Tipi aulas 24. november, mis ma hästi mäletan, see oli peale minu sünnipäeva Illar Nahkmaniga ja istusime siin koos ja siis me läksime, sõber Taistoga läksime sinna Tippi asutamiskongressi vaatama lihtsalt, sest keskkonnateema on kogu aeg väga-väga palju korda läinud, selle sisuline pool. Eelkõige mitte ma ei räägi ökofassistidest ja ma ei räägi, see on tegelikult termin, te teate seda. Ja mis oli niimoodi, et see allkiri, mis me andsime, toetamaks, et sellest MTÜ-st tuleks erakond, käsitleti automaatselt uude erakonda astumisena, mis järel vastavalt meie erakonna seadusele siis arvati, äriregister arvas mind eelmisest erakonnast, sest IRL-ist välja. 2008 oli 90 aastat vabariiki, olid lahtistuste päevad Toompeal, kus ma Roheliste fraktsioonis ütlesin, et palun võtke mind sealt Roheliste erakonnast välja, et mul ei ole olnud soovi sinna erakonda astuda, kuigi ma toetan väga seda maailmavaadet. Siis see tehti ka ära ja nüüd ma äriregistri järgi ei ole kuskil erakonnas. Ma olen Vaba Isamaalise kodaniku liige, aga siin ei ole piisavalt, võib-olla siis selliseid sõpru, et ma tulin klassist, lõpetasin 79 Nissi kooli, kus meil oli 2 poissi ja 14 tüdrukut. Et nii see on see ajalugu, et see kõik on nagu ta on. Mõni on teid elukunstnikuks nimetanud. Mina ei tea, kes see mõni on, et mina ei nimeta midagi, ma olen suur teatrifriik küll, jah. Käisime õnnestus 1. augusti enne lõunasid sekundeid kasutada, et eile sai ära nähtud siis Priit Võigemast ja Hamlet. Ja Tartu draamas nägin Hamlet Andersoni, mis oli väga hea. Ja siis käisime ka Rakveres Roman Baskini Hamleti esikul. Põhimõtteliselt, jah. Aga ma nimetada elukunstikuks, ma ei tea kelleks. Miks te peate mind kunstnikust nimetama? Kui Allah annab, siis kukub pool sajandit novembris ja nähtud on nii mõndagi. Esimesest Irvepargist ja kõigest muust võiks teile rääkida. Ai, küll värk, jah. Aga see, et teed ikka siin küla peal niimoodi natuke viltu vaadatakse, et
et see ei morjenda teid või? Muidugi morjendab. Naabrimees on mul elukutseline sõjaväelane. No ma arvan, et ta ei pahanda, kui ta ütleb, et senimaani, kuni Õismäe Raivo tuli siia külasse, senikaua oli siin hea rahulik. Ja kas see on ajalooline, mismoodi seda öelda niimoodi, iroonia või? Siis oli see Õismäe Raivo vanaisa, kes minu vanaisale tuli järgi 45. aastal ratsahobusega, millest ta järeldas, et ilmselt ta pidi siis järgi jooksma NKVD staapi. Mis te teate seda faktina, et ta tuli või? Ma tean seda faktina. Ma arvan, et neid inimesi, kes seda ise kinnitavad, võib-olla tõesti ühe leiaks ehk. Seda ma tean faktina, jah. Võib-olla, no jah, sellelt pinnalt... Ma ütlen, et see on nõme meenutada. See on väga nõme meenutada. Aga kas see on justkui mingi saatus või? Mis ta siis on? Vanaisa teadis, et tullakse järgi ta läks lihtsalt peitis ennast ära metsa mõneks ajaks. Mis plakat te vahepeal rääkisite plakat? Mis plakat teil oli näidista? Kuidas? See plakat, teises majas. Ma näitan teile plakatit. See oli Postimehe esikaane peal. Mis seal peal on täpselt? See on inglise keeles ja kuna ma tulen sellisest lapsepõlvest, kus meil oli keskkoolis, kus meil oli hiljem, nüüd on vahva vaadata, et Soome poiss oli meie kooli direktor Endel Kukner. Meil oli 2 inglise keelt ja 5 vene keelt oli nädalas keskkoolis, rääkimata sellest, mis oli 8. klassi jooksul. Meile sihilikult ei õpetatud inglise keelt, sest puhtjuhuslikult ma ei ole ei mingit põlve tallinlane ega 7. keskkooli inglise kolledžit läbinud. See on jah, et ma ei oska. Palun. Panete nüüd meie pildi Facebookiga? YouTube'i.